tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kui sa küsiksid näiteks 50 inimeselt tänavalt, kas nad sooviksid leida võimaluse, kuidas rohkem raha teenida, siis mis sa arvad, kui paljud ütleksid sulle, et jah, mina soovin raha teenida? Inimesed on väga arglikud ja üldse, et suhelda, nad on ebausksed uute võimaluste suhtes ja kui nad oleksid täiesti ausad, siis enamus ütleksid, et nad soovivad raha teenida. Ära mõtle, et kui sa nüüd küsid midagi või eksperimenteerid, et see on nüüd elu või surma peale. See on suhtlus inimesega ja proovi seda teha rõõmuga, sest sa ei ole tegelikult hambaarsti juures, et sa peaksid kartma. Ja sa saad kindlasti hästi palju positiivset ja negatiivset tagasisidet, aga saad 50 erinevat võimalust, mida siis inimesed sulle ütlevad. 50 erinevat, täiesti erinevat vastust. Nüüd ära võta sa, või siis proovi võtta seda näiteks kord surmtõsiselt, kord naljaga ja sa saad väga palju erinevat tagasisidet. Nüüd võta selle tagasisidega midagi ette. Ehk et kasuta ja paranda ennast ja siis, kui sa oled ennast parandanud, kasuta seda parandatud versiooni uuesti. Kasuta seda tagasisidet, töötle seda enda jaoks, eksperimenteeri selle protsessiga ja vaata, milline viis on sulle kõige parem. Ära karda kaotada neid kontakte, et võt see on hea inimene, et võt selle peal ma seda ei proovi. Lükka kõik oma eelarvamused kõrvale ja lihtsalt eksperimenteeri, proovi, sest see kõik on sinu õppimiskogemus. Ära proovi kasutada teiste poolt kirjutatud või räägitud ettekirjutusi üks ühele. Võta sealt midagi enda jaoks, vaata, kuidas see sinu iseloomu kõige paremini sobib. Loomulikult kasuta seda, aga kuna meie isiksused on nii erinevad, siis sa pead leidma sellise, mis sulle kõige paremini sobib. Kindlasti sa leiad igast õppematerjalist või ettekirjutuses midagi, mis on hea ja mida saaks kasutada, aga kohanda see endale. Ja niimoodi sa õpid ja lõpuks leiad siis oma lahenduse, millele just tänu sina oled edukas. Et tegelikult ei ole olemas häid ega selliseid halbu kogemusi. Kui sa räägid inimestega, on vaid sellised õppimiskogemused ja kui sa lähed, siis öeldakse sulle näiteks, et ei, et ära mulle mitte kunagi enam helista. See on õppimiskogemus. Kui ta inimene on vaimustuses ja tahab kohe tegutsema hakata, siis midagi seal oli, see on õppimiskogemus. Nüüd, kui inimene alustab ja suhteliselt kohe lõpetab, siis see on jällegi õppimiskogemus. Siis see kõik on tegelikult õppimiskogemus ja kui sa aktsepteerid seda kui õppimiskogemust, võtad vabalt ja siis sa saad lõpuks profiks. Sest et sa kogu aeg õpid, arened, võtad selle tagasisidega midagi ette, parendad ennast ja lähed nii edasi. Mine ja ütle endale, et ma lähen ja vaatan, palju ma täna saan uusi kogemusi. Ja uuri välja, mis siis töötab, milline võimalus töötab siis sinu jaoks kõige paremini. Paljud proovivad hästi head välja näha, mitte vigu teha ja niimoodi saavutada edu. Vigu tuleb teha. Vigadest õpitakse ja öeldakse samamoodi, et mida rohkem ja kiiremini sa vigu teed, seda rutem sa saad seda paremaks. Sest et loomulikult, kui sa nendest vigadest ka ise õppust võtad. Julge teha vigu ja võtta seda kõike kui õppimiskogemust, siis sa arened ja saad profiks. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervele maailmale. Aitäh!